Tere! Ma kõigepealt alustan vabandustega. Mul ei olnud kahjuks võimalik eile sellel konverentsil osaleda, nii et ma olen täiesti teadmatuses nendest ideedest ja võib-olla ka kokkulepetest, mis sündisid eile. Ja teiseks, see minu ettekanne on mitte lõpetatud uurimus, vaid õigupoolest ühe pikema projekti algus. Seetõttu ta on mõneti visandlik, tükati oletuslik ja ma ei alusta ka niisuguse teoreetilise sissejuhatusega, vaid oma huvides alustan õigupoolest Ene-Liis Semperi kunstniku tee konkretiseerimisega, et natuke näidata siis seda trajektoori. Muidugi siin ei ole kirjas mitte kõik oluline ja Semperi tegevuse lavastuskunstnikuna, stseenograafina jätan ma täiesti kõrvale. Kui nüüd vaadata, siis esimene videoinstallatsioonide näitus oli tal 1997 ja juba 4 aastat hiljem tegi ta õigupoolest oma esimese lavastuse koos Kristel Leesmendiga ja oli seal üks lavastajatest ja muusikakujundajatest, oli kunstnik ja astus ka lavale vaikiva teenija mehe rollis. 2004 on siis otsustav pööre teatrisse, No99 loomine koos Tiit Ojasooga ja seal tegutseb ta siis väga tihedalt edasi. Nüüd 2006. aasta isiknäitus on ehk selle poolest huvitav, et seal võis näha juba mingeid visuaalseid motiive teatritööst, näiteks viiteid kuningas Hübüüle. Ja veelgi rohkem 2011. aasta näitusel, kus Semperi videotes ta kasutas ka stseene No99 lavastustest nagu The Rise and Fall ja esinesid selle teatri näitlejad. Kui nüüd vaadata edasi No99 konteksti, siis pikka aega töötab Semper tandemis Tiit Ojasooga. Ja mulle tundub, et selleks, et tema autorilavastusi mõista, on vaja vaadata ka seda laiemat konteksti ja ma olen siia slaidile paigutanud siis niisugused lavastused, mis minu meelest selle lähikonteksti nagu moodustavad, ehk mille ideed, teemad ja kunstilised otsingud on omavahel nii enam-vähem nagu pidevussuhtes, et nad jätkuvad läbi mitme lavastuse. Oluline ja pöördeline on siin muidugi, kuidas seletada pilte surnud jänesele. Aga ma olen pannud, kahjuks see slaid on natuke nihkunud, ma olen pannud kursiivi 2 lavastust, mille juures Semper töötas siis esimest korda ilma Ojasoota ja mida ta on võtnud nii-öelda oma autorsusele, rõhutades, et temalt pärineb vähemalt osaliselt kontseptsioon ja ka lavastajatöö. Ja need on siis Lindmees, mis oli Jarek Kasari ehk Tšalissi soololavastus, ja muuseas Ma armastan sind, Priit Võigemasti ja Vaiko Epliku lavastus. Need mõlemad olid etendajate algatatud ja niisugused eneserefleksiivsed ja jaolt autobiograafilised lavastused, nii et etendaja oli seal keskpunktis. Ma ei ole väga kindel, kas siit võiks järeldada Semperi huvi etendamise ja etendaja fenomeni vastu, aga midagi siin igatahes on. Ja edasi tulevadki siis need lavastused, mis ei ole mul millegipärast siin slaidil näha, ta ei näita mul slaidi korralikult. Mis tehniline värk see on? No ükskõik. Ma ütlen nagu ise üle, et autorilavastused Tüdruk, kes otsis oma vendi, siis edasi Hüsteeria, aga vahepeal on veel Eldorado, klounide hävitusretk aastal 2015, et 3 autorilavastust ja 4. jäi pooleli ideekorje staadiumis. Semperi positsiooni kohta on retseptsioonis tõepoolest tarvitatud väljendeid nagu lävelisus, kaheliolek, piiritsoon ja nii edasi. Ja see tähendab muuseas seda, et kunstiväljal paistab Semper silma teatripärasusega, ma viitan siin Anu Allasele, kes tema videosid ja performanceid iseloomustades on rõhutanud lavastuslikkust, teatraalsuse muljet, näitleja rollisuhte esiletulekut. Samas kui teatris eristub ta siis oma kunstniku visiooniga.
Ise on ta end identifitseerinud veel paar aastat tagasi kõigepealt ikkagi kunstnikuna ja teatri NO99 loomise eesmärgina rõhutanud, nagu te võite seal lugeda, teatrikunsti, kujutava kunsti ja nii edasi, ühendamist ja seda, et teater võiks toimida platvormina eri laadi kunstiteostele. Ene-Liis Semperile lavastuste ja videokunstiteoste loomine allub ikkagi jaolt samadele reeglitele ja katusmõiste on siin, tundub, kompositsioon. Et Anneli õigupoolest juba tsiteeris ühte kohta intervjuust, mida minagi oleksin kasutanud, et teda huvitab siis asjade uutmoodi kokkupanek ja nende mõju, ehk siis teatri puhul mängimine niisuguste elementidega, nagu te võite sealt slaidilt lugeda. Valgused, helid, rütmid ja nii edasi, näitlejad sealhulgas. Ja kui nüüd vaadata tema lavastusi nii-öelda ajateljel, siis Jaan Elken näiteks on rääkinud ka nii-öelda mini-performanceitest, mis üksteisele järgnevad. Edasi, need Semperi hübriidsed lavastused võiksid liigituda siis võib-olla selle performance'i teatri alla. Kui vaadata tegevuskunsti ja teatrit kõrvuti, ja jälle on slaidi allots kadunud, siis arengunarratiivi seisukohalt on neil küll erinev kaanon ja taustsüsteem, aga ühised juured 20. sajandi alguse avangardis. Ja tihedalt on nad suhelnud ka 20. sajandi teisel poolel ja käesoleval sajandil võib-olla veel eriti. Ja ongi siis välja pakutud taoline performance'i teatri mõiste, aga on ka väidetud, et alates 90. aastatest neid hübriide saab kirjeldada ka postdramaatilise teatri mõistega. Ja see, mis neid teoreetilises mõõtmes või vaates ühendab, ongi see performatiivsus. Ma ei tea, kuidas te eile sellest rääkisite. Mina tuginen siin Alice Reineri tegevuse fenomenoloogiale, kus oluline on esituslik mõõde ehk suunatus võõrale pilgule, mis on mõlemale siis tunnuslik. Ja see, mida te seal all lugeda ei näe, on väljavõtte või tsitaat Eldorado blogist. Ja loen selle siis ette, et siduda Eldoradoga, mis on minu keskne objekt. Eldorado blogis performatiivsuse kohta öeldakse nii. See tähendab, inimene või inimesed ning nende kehad moodustamas mingis ruumis erinevaid üksteisele järgnevaid kujundeid või kujundit, mida vaatab pealt samas ruumis viibiv publik. Et niisugune lähenemine. Edasi, see on näha. Semper teatrisse siseneb ikkagi visuaalkunsti väljalt, mis tõttu on ehk asjakohane küsida, miks. Miks talle teatrit vaja on? Semperile on iseloomulik, nagu kaasaja kunstis, väga tugev individuaalne autoripositsioon. Taoline individuaalse autorsuse väärtustamine on kunstis tähtis. Aga seda ei tasu segi ajada eneseväljandamise ihaga. Mu meelest on üpris oluline tsitaat, mida Semper on ühes essees ka öelnud, et kunstnik ei väljenda ennast, vaid luuakse suuremaid üldistusi. Seda vaadet jagavad ka NO-teatri näitlejad hiljutises intervjuus, näiteks Marika Vaarik. Ma olen millegi teenistuses, mitte ei lähe ennast presenteerima. Need on täiesti erinevad olemised. Aga Semperi selle individuaalse autoripositsiooni ja tema komplitseeritud kujutelmade realiseerimiseks on siiski vaja midagi enamat kui see enda füüsiline keha või hakkas vaja minema enamat. Et tundub, et see, mida ta teatris vajab, on ennekõike näitlejate professionaalsed võimed ja oskused, need keha- ja kõnetehnika ressursid, kohalolu saavutamise võime, improviseerimisvõime, oskus mängida kooskõlaliselt, et olla selle kompositsiooni elemendid ja nii edasi. Samas kui tegevuskunstis taoline professionaalsus, mida oodatakse teatritegijalt, on pigem irrelevantne. Nüüd võib-olla hüpoteesina tundub, et Semperile sobib ka teatripärane suhe vaatajaga. Et erinevalt paljudestki tegevuskunsti suundadest ta ei püüa vaatajaid kaasa tõmmata,
Ta ei püüa vaatajaid aktiviseerida, talle piisab täiesti, kui nad vaatavad. Ta on öelnud ka niimoodi, et talle meeldivad, kui näitlejad mängivad üksteisele ja publikul on privileeg seda pealt vaadata. Samas on ta muidugi väga teadlik sellest, et etendusteatris toimub teistsuguses tajurežiimis kui video puhul või näitusel. See mõju, mida ta taotleb, tundub olevat eeskätt afektiivne ja isegi vistseraalne vegetatiivse närvisüsteemi kaudu, kuna taoline intellektuaalne vastuvõtt ei ole võib-olla adekvaatseim strateegia. Aga nüüd on mul viimane aeg jõuda lavastuste juurde ja edasine on mitte täielik etendamisstrateegiate kataloog näidetega. Peamiselt Eldorado, aga viited ka mõnevõrra mujale. Ja nüüd ma näen, et meie tunded ja mõtted on Anneliga liikunud samas suunas, täpselt sama pildi valisin mina ka välja. Aga ma pikalt ei räägi, te juba teate, millega on tegemist. Realest kehastab siis nii-öelda seda iluideaali, loomata karakterit, üritamata äratada empaatiat. Võib-olla keha transfiguratsioon on ehk liiga tugev mõiste, aga keha estetiseerimine või kirgastav muundamine siia võib-olla sobib, mille jaoks alastus on üks vahend. Lest ka liigub ja käitub nagu elav kunstiteos mõõdetult omas rütmis, oma trajektooridega ja võib-olla on oluline ka see, et ta on visuaalse kompositsiooni koloriiti nagu harmooniline osa või see on nagu tema järgi valitud, näiteks diivani värv käib kokku tema vasekarva juustega ja kui ta veel võtab helerohelise kruusi, siis see on kena aktsent sinna juurde. Nüüd on veel üks strateegia, mida Semper kasutab hüsteerias ja ka tolles tüdrukus, kuid mitte Eldorados, mis on minu jaoks põhiline. Ja see on video kasutamine. Hüsteeriast valisin ma siis niisuguse pildi ja nagu te juba kuulsite, hüsteerias pidevalt mängitakse ja vaadatakse kaamerasse, samas kui ekraanil me näeme suuri ja ülisuuri plaane näitlejate kehaosadest. Niisugused kehaliselt väljendatud emotsioonid, nagu seal see naerev suu, mis on ekraanile projitseeritud, on kehast lahutatud, kehast kui tervikust lahutatud. Nii et siin me võiksime rääkida ka niisugusest asjast nagu keha fragmenteerimine või nagu tükeldamine tehnoloogiliste vahenditega ja siis eksponeerimine eraldi. Küll aga kõigis kolmes lavastuses on kasutusel niisugune võte nagu keha ja hääle lahutamine. Need on ju üldiselt intiimselt seotud, aga jällegi elektrooniliste manipulatsioonidega, võimendamise, luupimisega hääl seotakse kehast lahti, ta iseseisvub ja hakkab täitma mingeid omi funktsioone. Ja muidugi vahemärkusena kordan veel nagu üle, et kõik need tehnoloogilised operatsioonid sooritatakse vaataja nähes, näitlejad toimetavad mikrofonide ja kaameratega, seda ei püütagi kuidagi fiktsionaliseerida või varjata. Ja kuna tüdruku puhul te juba kuulsite tema hingamisest, need hingetõmbed hakkavad hiljem ka kostma veel eraldi, siis jõuangi ma nüüd Eldoradoni, kus Jörgen Liik toob kuuldavale füsioloogilisi häälitsusi, mida meie kultuuris tavaliselt peidetakse või vaigistatakse, oksendamise ja roojamise ja mälumise hääled, ja need võimendatakse, luubitakse ja nad hakkavad moodustama niisugust ebaõdusat või isegi objektiivset atmosfääri. Ja selle koha peal ma pean ütlema, et ma nüüd kasutan edaspidises mõnevõrra magistrantide, teatriteaduse magistrantide ideid, kellega me seda Eldoradot analüüsisime, olgu nad nimetatud Anne-Mari Parmakson, Liisa Pool ja Triinu Sikk. Ja nemad panid ka neile klounidele nimed, mida lavastuses ei ole. Et Jörgen Liik oli näiteks munev kloun. Klouni esteetika ongi selle lavastuse aluseks. Kloun kõigepealt toimib üldistava märgina, inimese märgina, võimalik kujutada inimest läbi tinglikkuse filtri, aga oluline märksõna on ka mäng. Et Semperi sõnul see klouni esteetika võimaldab süüdimatut mängimist. Ja proovides leiutatigi kujundeid
igasuguste esemete ja vanade kostüümidega mängides. Aga muidugi kloun tähendab kohe ka fiktiivset keha, maski või isegi rolli, võiks öelda. Mis neid kloune siis iseloomustab? Mul ei ole nüüd järgnevalt iga asja kohta sobivat pilti, mul oli plaan näidata videot, aga ma parem ei proovi. Aega selleks ei ole. Nii et leppige sellega. Kõigepealt tõrkab silma klounide sooline nihestatus või kohati ambivalents. Rasmus Kaljujärve kurbkloun kannab punaseid kontsakingi, Jörgen Liik punast kleiti kombinatsioonis maskiga, teda näete ka pildil. Marika Vaariku vana kloun oma poolkiilaspeaga ja madala kähiseva häälega mõjus mulle üsna sootuna. Soolisuse vastuolulistele märkidele lisandub mõnikord ka animaalsus, niisugused loomalikkuse märgid. Ehk siis Kaljujärve kloun ajuti häälitseb ja käitub nagu koer, kes vajab peremeest, ja Jörgen Liik väljutab kuldmune nagu mõni imekana. Ehk siis üldistavalt öeldes nende olekud on mitmetised, kehastatakse justkui mitut olendit, kas kordamööda või korraga. Eldorado klounid näitavad meile ka groteskset, deformeeritud keha. Siin näete Rea Lesta, polsterdatud tagumiku ja rippuvate kunstrindadega ja eriti käib see muidugi ehk Helena Bruuli Jaapani animastiilis nukklouni kohta. Te näete, et ta kannab suuklambrit, mis hoiab suu pärani liikumatuna, koos kärtspunase huulevärvi ja joonistatud ripsmetega teeb see näo nagu maskiks. Ta kõnnib kangete harkis jalgadega ja seda nukulikku olekut ühes stseenis kummastab niisugune võigas naer õudusfilmi arsenalist. See visuaalne kuju, mille klounid võtavad, see deformeeritus, nõuab etendajatelt tihtilugu füüsilisi pingutusi ja selgelt niisugust mitteargist kehakasutust, nagu see nukk, klouni kõnnak, aga ka üldisemalt ebaharilikud ja ebamugavad poosid, tasakaalust väljasolek, häiritud liikumised ja tegevused ja nii edasi, nagu liikudes mööda pöördlava seda äärmist serva, kus tuli küll ronida üle asju täis ostukärudest, küll rulliti end tekkidesse mässituna mööda maad, aga sujuvat kulgemist ei olnud sootuks. Nüüd küllaltki tüüpiline tegevuskunstile või tüüpilisem kui teatrile on ka Eldorados kohatav taoline kehaline, füüsiline suhestumine materiaalse keskkonnaga, kusjuures see keskkond võib toimida takistavalt, aga mitte tingimata või mitte alati. Kui ta toimib takistavalt, siis ta toob kaasa selle sama mitteargisuse. Ja siin meenub võib-olla esimesena hoopiski kõnts, aga samasse liiki kuuluvad Jörgen Liigi püherdamine Savivannis hüsteerias või Kaljujärve mõnumängud diivanil samas lavastuses või Eldorado klounid vihma käes, mis neile ootamatult kaela langeb, ja Marika Vaariku kloun end nii-öelda vee peal hoidmas kuldsete pallikeste meres. Edasi päris palju on eraldi strateegiana käsitletavat mängu mitmesuguste objektide või asjadega, mis mõnikord omandavad kergelt tähendusi, semantiseeruvad, mõnikord aga toimivad abstraktse kujundina. Ja ma ainult ühe näite pakun, mul rohkemaks pole aega. Võtkem näiteks Eldorados relvad. Kui Rasmus Kaljujärve androgüünne kurb kloun saab endale munad kahe pallikese kujul ja machostub, siis ta esimese asjana haarab relva ja sihib publikut. Ja see stseen on tõlgendatav stereotüüpse mehelikkuse demonstratsioonina. Kui Jörgen Liik aga hiljem poetab relvad, võib-olla püstolid oma maski sisse ja loksutab neid seal rütmiliselt, siis see töötabki pigem rütmi peal ja toimib abstraktse kujundina. Või viimasesse valda võib-olla kuulub ka stseen, mis toob sisse veel selgemini vägivaldse keha diskursuse, kus Marika Vaarik topib maas lavamale munkklounile suhu 2 õuna ja istub nende otsa. Et see mõjub pigem oma reaalsuses, reaalse agressioonina ja tõepoolest Semper Hanno Soantsi sõnul ongi üks neid, kes oma videotega 90-ndatel avas Eesti kunstis vägivaldse kehadiskursuse.
Eldorados näeb muidugi korduvalt ka keha sandistamist, kõndistamist, aga see toimub puhtmänguliselt. Näiteks Ragnar Uustali munkkloun karistab end oma sõrmede maharaiumisega, ainult et sõrme tasemel on tal porgandid. Ja lõpuks kehadiskursusest väljudes Semper kasutab tõepoolest palju ka tegevuskunstile omast kordamist. Mingeid tegevusi korratakse pikema aja jooksul, sündmused edasi ei lähe, aeg muutub tajutavaks reaalajana, venib nii-öelda välja, nagu klounide pea pooletunnises sõnatus, ehkki mitte hääletus rännakus mööda ringlevat lava. Ja paar lauset kokkuvõtteks. Kehalisuse dominant etendajate lavalistes olekutes seob Semperi lavastusi selgelt tegevuskunstiga, kus tegeldakse ju muuhulgas ka etendaja keha kui kunstilise meediumi, tema füüsiliste piiride, tema sooliste ja sotsiaalsete tähenduste ja muu taolise uurimisega. Ja ka Semperi enda põhivahend video- ja performance'i kunstnikuna oli iseenda keha. Nüüd teatrilavastustes on ka Semperi näitlejatele omane kõrgendatud kehataju ja teadlikkus. Nad teevad ja kogevad sarnaseid asju, nagu Semper oma performance'ites, aga ka muid asju. Seda, mida lubab teha nende näitlejalik professionaalsus ja kehatehnika. Ja muidugi ei tegelda Semperi lavastustes pelgalt oma keha uurimisega. See ei ole kaugeltki mitte peamine. Näitleja loob ja esitab ikkagi fiktiivse keha, mis on distantseeritud argisest ja psühholoogilisest inimesest. Ta kasutab oma keha jaolt arhetüüpsete, suuremate olekute, seisundite, tähenduste füüsiliseks kehastamiseks ja peale selle on oluline ka tema asend lavamaailmas, selles kujundite kontrollitud kaoses, mille kaudu lavastaja ideed leiavad väljenduse. Kõik. Ja ma tõesti vabandan, ma ei tea, mis selle videoga juhtus. Oma arvutis ma kõike näen. Ja see ei ole see, või see? Kõikide No ei ole.